Husqvarna ja 9,5 kilo ning siukene käsi trummelniiduk või. Ühesõnaga Mehkast sai täna ostetud see ja asendama siis selle vana selle bensukaga. Robot on mul ka Husqvarna oma ja see on siis nüüd siuke seade, et ühesõnaga panen kokku seda. No neid on 3 tüüpi. Mina võtsin selle, sellepärast, et see on kõige kõrgema lõiketeraga. Selles mõttes, et lõikab 5,5 sentimeetri kõrguselt. See on kõige vaiksem nendest. Aga mul ei ole oluline, et ta vaikne oleks, vaid oluline, et ta teeks tööd reaalselt. Nii, panen siis kokku selle värgi siin. Käepidemed ka välja. Eks näha ole, kaua töötab ja toimetab. Mingid kruvid ka. Ei tea, kas peaks manuaali ka lugema või loeb manuaali alles siis, kui kõik on lappes. Noaga ära ja ega see midagi keerulist ei ole, ma arvan. Siin ongi sisuliselt paned selle käepideme järgi ja siis ongi kõik. Nii et panen ta siis kokku ära juba. Siis vaatan, kuidas ta töötab ka. Vaatad küll, et vähe detaile, aga pusimist on oma jagu. Kükitada ei jõua ja siis põlvitan siin mingi sellise asja peal hetkel. Aga jah, ma ei tea, see osa on plastikust siin. Eks ta näha ole kaua kestab. Kui ära minestab, saab midagi muud siia panna. Kogu see pool on plastikust. Veidike manuaali ka vaatama siin. See on nüüd selle Exclusive oma ja siis see on nüüd see, mis siin on. Nüüd tuleb siis need ülemised käepidemed panna paika. Need lähevad ilmselt selle kruviga siin. Ja siis on mingi siuka siin veel üle. Aga sellega on mingi 10 mintsa vist siin toimetanud juba. Terad tunduvad siuksed päris tummised ja teravad. Et ilmselt kunagi tuleb hakata relakaga või millegiga neid või viiliga teritama. Kuigi väidetakse, et need peaks ise terituvad olema, mida ma väga ei usu. Valmis ta saigi, siia sai nüüd pandud üks ja siia läks teine. 13 ja 10 ja siukeste võtmetega siis. Nüüd viskab pilgu peale siis, kas niidab ka. Enne peab muidugi vaatama selle tera ära, kui kõrgel tal on ja nii edasi, et muru peale minema taga. Jah, suht lihtsalt tehtud tegelikult. Mingi metsavahi lennuk lendab ka selja taga veel. Nii. Terad tundub, et on vist paigas. Lükkame, vaatame. Praegu tundub, et muru on madalam. Suht kergesti käib iseenesest. Aga keskaeg ja kaasaeg. Kui me robotil järel käima, siis temal niitmata jääb, siis käid ise järel. Robot on Husqvarna, see on nüüd siis 6 aastat vana ja 1 korra on akut vahetatud, et
315X, et olen selle isendiga ikka väga rahul. Siuke lollikindel, töökindel, äärekaablitega küll, aga vahepeal kuskil kinni on jäänud, aga midagi siukest dramaatilist ei ole juhtunud, aga et kõik on timm. Aga jah, seda peaks nüüd vaatama. Kas äkki see kõrgus on liiga kõrge mulle? Praegu tundub, et ta nagu ei naksa siit küll midagi. Madalamale minema. Proovime kuskilt, kus muru ei ole võetud äkki. Võtame. Kus kohast? Aga jookseb hästi tegelikult. Siukene muru ka saaks kätte, siis saaks nagu ägedam. Siin tundub jah, et mul see kõrgus on vist liiga kõrge praegu. Uus katse. Nii. Vaatame nüüd. See on raisk. No nüüd hakkas muru lendama ka siin. Ma ei ütleks, et halb pill on. Minu arust tutab päris hästi. Nüüd üllatab see, kui kergelt ta käib. Ei lärma. See müratase on, ma ei tea, ma ei kujuta ette mingisugune 50 detsibelli. Pakun välja. Jooksvalt. Ei, ma arvan küll, et see on jumala hea pillna. Jah, nüüd pole muud kui siis vanast niidukist pildid teha ja siis panna marketplace'i müüki. Vot, äkki kellegile maale läheb vaja. Vana on siis Hedge, kuda iganes seda kutsutakse. Ning see on nüüd siis 2018 aasta mudel ja on siin toimetanud mul juba hea mitu aastat. Lasin siin survekaga puhtaks ja nüüd siis mõned pildid ja siis läheb kuskile marketplace'i müüki. Vot, selline tegelane. Aga jah, sellel sai kunagi neid kohti juba keevitatud sest originaalis on nad nõrgad. Ehk siis siin pillile on piitsa antud, et tugevam oleks. Siin samamoodi tagumise rattakohad on ära keevitatud ja tugevamad, et ei logiseks. Ehk siis siuke aus pill. Selline see lühikene niiduki vlog sai, et loodan, et Husqvarna toimetab siis aastaid ja siis kevadeti, sügiseti siis väike sükene hooldus ka ja ma ei tea, kas ma seda kogumiskasti hakkan ostma, aga neile 3 käsiniidukile tegelikult müüakse ka 45 liitrist kogumiskasti juurde. Aga tundub, et väljas hakkab sadama ja mina siin tänaseks lõpetan. Tšau!